täna on selline sõnum, kus ma räägin kohtumistest kaevul. kohtumised kaevul on piiblis tegelikult väga huvitavad ja põnevad lood ja neid on üsna palju ja ma olen neid lugenud, olen neid otsinud ja olen sealt näinud ilusaid pilte ja sellepärast tahan täna neid teile ka jagada. Võtta kaevul kohtumised, mida me piiblist leiame, on sellised, et seal on sellised kohtumised, mis on Jumalaga ja väga palju enamuses on tegelikult üksteisega. Nii et võid vaadata inimesi, kes on ümberringi, tegelikult me oleme ka üksteisega tegelikult oleme kohtumas. Ja sellepärast, kallid, see koguduses käimine, see kaevul käimine on just selline moment, et see toob kokku tegelikult selliseid teatud mõttes ühesuguseid inimesi. Ühel kaevul käivad tegelikult need samad inimesed, võiks ütelda nagu pidevalt. Vahepeal tuleb uusi ka, aga üldiselt on niimoodi, et nagu teatud mõttes nagu võiks ütelda sellised ühte liiki või kes nagu mõistavad ja aru saavad asjadest ja ma usun sedasi, et Jumal nagu oskab meid nagu nende kaevude juurde just ka nõnda läkitada. Nüüd, kui me oleme nüüd, mõtleme inimeste peale, kellega me oleme koos, jätame nagu selle mõtte korraks silma ette, siis see tähendab tegelikult, et meil on vaja armastada neid, kes on meie kõrval. Ega alati kõige lihtsam ei ole, sellepärast, et me kõik oleme niisugused oma nukkide ja värkidega ja vahest on see selline, aga see on asi, millega me tegelikult maa peal tegeleme. Ja kallid, ma täna tuletan ühte asja meelde üldse, et siin on mitu asja, mis meiega maa peal on. Nii lähedal, kui sa oled maa peal praegusel hetkel ja üldse, kui sa lahkudes just võiks ütelda kõige rohkem võib-olla, kuhuni sa oled nagu jõudnud, nii lähedal oled sa taevas ka issandale. Ja sa määrad tegelikult oma kauguse issandast ka tegelikult, ma mõtlen, et kes saab uude Jeruusalemma ja kes ei saa, sellepärast, et kõik seal ei ole, kui me Jumala sõnast nagu näeme seda, et taevas on väga palju eluasemeid. Ja sellepärast on niimoodi, et seal on ka. Sellepärast tasub siin tegelikult püüelda. Ja sellepärast see on eriline tegelikult aeg ja privileeg tegelikult, milles me praegusel hetkel oleme, see valmistab meid tegelikult taeva jaoks. Ja sellepärast on nii, et on raske või kuidas sulle vahest tundub, aga siis mõtle aga taeva nimel tasub see kõik tegelikult võita. Tuleb aidata üksteist, kui me oleme koos. Siis on see niimoodi, et nagu sõna ütleb, Pauluse kaudu ütleb sedasi, et kõige enam tuleb aidata usukaaslasi. Nii et ka see on üks täiesti selline osa. Kui vaatame Uut Testamenti, siis oli niimoodi, et kogudus aitas, antis leskedele süüa. Paulus muidugi sorteeris vahepeal ära, et kes see õige lesk on ja kes ei ole ja kellel olid omaksed, need võisid ka aidata ja ütleme, panid asjad paika. Aga üldiselt me näeme, et need korjandused olid vaeste jaoks. Me, kui ohvrid kokku paneme korjanduseks, seda ei nimeta. Sellest vaestel on vaja korjata, issand on rikas. Kuningale tuuakse andisid ja meie kuningas ei korralda korjandusi, et mul on midagi puudu. Ja sellepärast on see niimoodi, et see on meie eesõigus tegelikult olla seda, et me saame tuua nagu selle oma ja tuua nagu tema kätte. Ja vaata, siis on tema, kes õnnistab ja paljundab seda. Ja sellepärast, aga need inimesed, kes on ümber ringi, vaata nendele tegelikult kuulub niikuinii see ka, et meil tuleb märgata ja tähele panna ja aidata neid, kes vajavad seda. Nii et kaevul on see selline üksteise aitamine. Kui seal on üks selline moment, et vaata, kui Jeesuski on kaevul seal, on seal Samaria naisega koos, siis ta küsib Samaria naise käest, et anna mulle juua. Ta küsib tema käest seda, sellepärast, et tal ei olnud ämbrit. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see on nagu see üksteisega olemine tegelikult on see selline ja ütleme, et hiljem, kui näiteks seal, ütleme, kui Aabrami vanem sulane otsib seal siis Iisakile naist, siis samamoodi on niimoodi, ta teeb niisuguse plaani valmis, et kes juua annab, see ongi see õige pruut. Ja sellepärast on see, ütleme, ja leidis ka. Nii et kaevul sünnivad väga huvitavad tegelikult asjad, mis nagu Jumal nagu lubab, sest et seal on inimesed, on seal kohal. Ja seal aidatakse tegelikult üksteist. Kui hakkame mõtlema sedasi näiteks, et kui Mooses oli põgenemaseks, siis on need Midjani preestri 7 tütart, kes on kaevul. Ja seal oli niimoodi, ega seal kõige mugavam seltskond ei olnud, sellepärast, et seal tõrjuti vahepeal neid. Aga siis Mooses vaatas, et kuule, mis värk see on ja hoopis aitas neid tüdrukuid seal. Ja siis jälle oli asi hästi ja sellepärast on see nii, et alguses enne täna lugesime siin seda, kui Jakob on Laabani poole teel, kuidas tema seal kaevul samamoodi on ja ta seal vaatas, et kuidas need kaevul asjad käivad. Ja tal oli siuke värk vaadata, üks kitsekari istub seal ja üks lambakari siin ja ühed on siin ja kõik nagu, et aga miks on kivi, tead, kaevu suul, miks te jooma ei hakka, tead, meil on mingisugune kord, et kõik peavad kokku tulema aga me näeme, et kui Rahel tuli, siis ta nagu hülgas selle korra. Ta lihtsalt ütles nii, nüüd
kivikaevalt maha tead ja nüüd hakkame jooma ja pani tegelikult Raheli esimeseks sinna oma karjaga jooma. ja sellepärast on see niimoodi, et tegelikult me näeme, et ta oli üks niisugune otsustav mees ja ja leidis ju tegelikult ka seal endale pruudi, eks talle kohe hakkas see tüdruk väga ju ka meeldima. ja niimoodi, ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ega seal kaevul on üsna töö, sest et vaata, nagu Samaaria naise loos on samamoodi, et vaata, see kaev on sügav. ja sellepärast see vesi on sügaval. ja sellepärast on see nii, ma kallid ütlen sedasi, me ei ole tulnud siia meelt lahutama. kui sa lihtsalt tulid, et meil on siin kuidagi kerge olla ja lihtsalt rõõmustame ja nagu sellises mõttes ja lihtsalt tõstame kuidagi tuju. tead, see ei ole see. Ma ütlen, et tõelise rõõmu saame siis, kui me saame sügavalt selle värske vee kätte. ja sellepärast ja seda tuleb ammutada. ja sellepärast ja ma ütlen, et ja selles on tööd. sellepärast, et nii kui kannapulmas Jeesus ütleb seal, et täitke need anumad veega. ja seal oli, ma ei tea, kas oma 600 liitrit vett oli vaja tuua, et need anumad saaksid täis, see oli ka tegelikult pulmas selline töö. ja ei olnud ju pumpasid ega värkisid, vaid et seda tassiti, ammutati ja toodi ämbritega nii nagu seda tehti ja ütleme, et kui ma kunagi rehkendasin, et kui Rebecca tegelikult jootis neid, selle Abrami vanema sulase neid kaamleid, kes olid tulnud, neid oli 10 või palju olid, seal ütleme, maksimaalselt nähtavasti oli 1600 liitrit vett vaja. 160 ämbrit, ütleme, või äkki eksisin praegu või ütleme, vahet ei ole, matemaatikaga arvestage seda, aga ütleme, liitritest 1600. see on ikkagi väga suur veekogus, kui seda käsitsi pead tegema. aga ta tegi seda rõõmuga ja sellepärast kallid nii, kaevul on tegelikult ka tööd. nii et sellised asjad sünnivad seal. aga üldse on niimoodi, et kõik head asjad on tegelikult, võiks ütelda, kuskil nagu maavarad või kuskil on sügaval või põllus peidus ja nii nagu need peidetud aarded on ja sellepärast on see niimoodi, et kiitus Jumalale. vaata, värska vesi, lihtsalt ega ma muidu neid tarkpole tänaseks vaatasin, kõige sügavam puurkaev on 500 meetrit. Ütleme, 500 meetri sügavuselt võetakse seda ühte värska vett ja need on erinevad mineraalid. ja siis on see, ütleme, see kõige tavalisem on nähtud 81,5 meetrit, mis me tavaliselt seda värska vett joome. ja nüüd on sinu asi, milliseid mineraale sa vajad. et kas sa tahad niisuguseid kergeid asju, et ei oleks, tead. ma mäletan, et ma olin Jesenduk-Kiis, olin sõjaväes, need mineraalveed ikka, osad ikka haisesid päris. no see oli ikka jube, tead, kui sa sellel allikal olid ja kui seal gaasi ka sees ei olnud ja siis oli niimoodi, et me teadsime juba, et mis vesi on nagu normaalsem, et ei pea nina kinni hoidma, kui jood, tead. aga osad olid ikka, ütleme, nende mineraalide tõttu väga nagu merevesi. lihtsalt haiseb, võiks ütelda, et ei oska nagu lõhnakski nimetada, ei ole nagu ninale väga meeldiv. aga teine on kasulik, inimesed saavad tervist. ise mina mäletan sedasi, mul oli, kingiti ka 1,5 aastat seda kurortit seal Vene sõjaväe kaudu. ja see oli väga kasulik tegelikult tervisele. oi, kuidas ma päevitasin, oi, kuidas mu nohud kadusid, oi, kuidas mul tegelikult, kui pruun ma olin. ja see oli, mul oli see õnnistuseks nii vaimule, hingele, ihule, koguduses sain ka käia seal ja nii, et kõik asjad olid mulle tegelikult olid seal ka garanteeritud ja antud. nii et täna oleme tulnud kaevule, oleme tulnud allikale ja sellepärast nii see on. ja vaata, lugu ongi selline, et küsimus on, vaata, see on üks hea tunnistus, kes me nagu jääme kaevule. Vaata, siin on niimoodi, et see on selline lugu, et Paulus, kui ta on Efesuses, ta ühel hetkel eraldab tegelikult need, kes seal uskusid ja osad olid selliselt, pilkasid ja ei võtnud päris asja tõsiselt. Paulus ütles, ma ei viitsi nendega jännata. Need, kes tahavad, nendega läheme oma ette ja 2 aastat iga päev Türannose koolis uurisid nad sõna ja vaata, siis hakkas Jumal oma iseäralikke tegusid tegema, kuidas haiged tervenevad ja nii, et võimas asi tegelikult tuleb selle kaudu. Nüüd ma tuletan ühte asja meelde, see oli isegi kunagi enne mulle peaaegu nagu üks jutlus oli tulemas, aga see nagu jäi ära, aga ma tuletan meelde neid 4 punkti. vaata, on öeldud seal 4 pühapäeval, kui seal inimesed tulevad päästmisele ja pärast seda olukord, et mis juhtus selle rahvaga, see on see, ma teen lahti ka, et siis on selgem. Apostlite tegude sealt 2. peatükist peaks see koht olema. Et millesse need inimesed nagu jäid, kes tulid siis Jumala juurde ja see on 46 salm. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas. See oli päevast päeva. Me käime, näed, paar korda nädalas, ütleme, ja kes käib 3 ja kuidas juhtub, eks, meiega. Aga nemad olid päevast päeva ühel meelel pühakojas. Murdsid leiba kodudes, võtsid rooga juubeldades ja ütleme, et olid, selline elu oli käimas, aga 42 tegelikult tahtsin lugeda. Nüüd seda 4 asja, aga nemad püsisid apostlite õpetuses, osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Vaata, punkt 1 asi oli õpetus. Ja kallid, õpetus on väga oluline tähtis asi. Sest et vaata, see tegelikult suunab meid õigele teele. Ja panid tähele nüüd, palve oli viimasel kohal.
ja kui usunustlike käest vahet sageli küsida, siis pannakse palve esikohale. Palvetada on alati vaja, palve on tähtis asi. Aga rumalasti palvetad, kui sa õpetatud ei ole. Ja sellest ma mõtlen, et ma olen vast, ütleme nagu hädas, mõtlen seda, et Jumal, miks sa oled niimoodi, et miks meie rahvas, Jumala rahvas on niimoodi, et nagu tarkusest ja puudu nii palju kordi, nagu ütleme, et valguse lapsed on rumalamad kui selle maailma lapsed, nagu sõna ise ütleb sedasi ka. Sellepärast, et me ei võta tegelikult õpetust. Meil on niisugune tunne, et saime Jumala lapseks ja nüüd me oleme targad küll. Ei, tegelikult nad jäid õpetusse, kõigepealt lihtsalt õpetusega hakati voolima. Jeesus võtab jüngrid 3,5 aastat, õpetab neid. Ja me näeme sedasi, ja ta ei õpeta seal kohe palvetama, üldse ongi niimoodi, et jüngrid peavad küsima, et kuule, Jeesus õpeta meid ka palvetama, ise palvetad muudku. Tema palvetas sellepärast, et ta oskas juba palvetada, aga jüngritele ta õpetas ka seda, kui nad küsisid. Ja sellepärast kallid, ja nüüd vaata, mis teine asi oli. Punkt 2 oli osadus. See, et me oleme need koos. Ja vaata, see on praktika, see on meie armastuse praktika. See on täpselt on see. Ja sellepärast on, kui me käime valguses, siis on meil osadus üksteisega. Ja sellepärast see on tegelikult üks väga hea punkt, vaata, kui me suudame tegelikult käia koos oma õdede ja vendadega. Ja sellepärast on see niimoodi ja garanteeritud on, et sulle ei pea kõik siin meeldima. Ja sellepärast on, aga vaata, osadus ongi selle jaoks, et me üksteist võtaksime tegelikult vastu. Kui palju Paulus õpetab, ma ütlen, nähtavasti täna sellesse ei jõua palju siin minna, kui palju ta õpetab lihtsalt koguduses inimesi omavahel läbi saama, kuidas nende nõtradega tuleb hakkama saada, üks usub ühtemoodi, teine usub teistmoodi, üks usub, et kõike võib süüa, üks usub ühtesid päevasid ja ta sulandab neid kõiki kokku. Ta ütleb, juudid, kreeklased, kõik me peame siin kokku saama. Naised, mehed, kõik peame saama, lapsed ka. Kõik tegelikult peavad olema koos. Ja sellepärast see osaduse värk on väga oluline praktika asi. Ja siis on see, ütleme, kolmas asi oli seal leiva murdmine. See oli, mis on leiva murdmine? See kõne on kõva. Johannese 6. peatükist. Paljud läksid ära sedasi, kui Jeesus hakkas rääkima leiva murdmisest. Sööge minu ihu ja jooge minu verd. No kes seda juttu võib kuulata? Sihukest ei hakka kuulama, lähme siis parem minema ära, teadeks. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja võtta ka leivamurdmisest pead nagu pihta saama. Ja siis, kui Jumal lubab, siis hakkab palvetama ka veel. Ja sellepärast on see selline, et kui sa oled, sest muidu sa palud tegelikult pahasti, palud oma imudes, nii nagu Jakobus oma kirjas kirjutab sedasi ja palute pahasti, sellepärast ei saa ka. Ja sellepärast tegelikult on palveni vaja jõuda õppides ja mõistes, kuidas ütelda, lausa issandaga samastudes. Vaata, siis me tegelikult mööda ei palu. Ja Andrei Zapovalov ütles sedasi, et üldse juhtub niimoodi, et kui väga niimoodi hakkad nagu Jumalaga asja ajama ja talle lähedale lähed, siis sult võetakse need palved ära, mida sa väga tahtsid. Teid polegi vaja. Jumal teeb sulle selgeks, et kallis laps, sul seda vaja üldse ei ole, mida sa praegusel hetkel palud. Et su palve vastus tuleb sellisel moel, et see võetakse lihtsalt ära, et see vajadus on sul kadunud lihtsalt. Teeks silmad lahti, et polegi mõtet sellel asjal, mida sa taga ajad. Ja nii ta on. Ja vaata, niimoodi me õpime. Nii et, aga vaata, siis on niimoodi, et apostlite tegudes loeme. Et kui see rahvas, kes oli õpetatud, kes oli osaduses, kes murdis leiba, päevast päeva tegid seda asja ja kes olid palvetes. Ja vaata, siis nad palvetasid nii, et paigad kõiguvad. Vaata, siis palvetati nii. Siis oli nii, et Peetruse vanglas uksed lähevad lahti. Vaata, siis kogudus palvetas niimoodi, et asjad olid. Asi oli õpetatud asi juba. See oli hoopis oli jõutud nagu kuskile. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed täna võime olla ka. Aga täna nüüd nagu selle mõtte juurde palju ei jää, täna lähme kaevule. Ja sellepärast võib-olla isegi need on natukese nagu kergemad nagu sellised mõtted, mille juures me oleme, aga ma usun sedasi, et nad on tegelikult väga sellised, ütleme, olulised asjad. Ja nüüd kaevult me leiame väga erinevaid inimesi. Ja nii nagu ma ütlen sedasi, et ja ma olen nagu ise püüdnud nagu kaevul panna need asjad niimoodi paika. Et vaata, on keegi, kes läheb kaevule. Ja siis on keegi, kes on kaevul või ütleme, või on seal palju neid kaevul. Ütleme, et on selline variant. Ja vahest on niimoodi, et ja kui üksi minnakse kaevule, siis tuleb selleks teiseks, tegelikult tuleb Jumal. Nii et sellepärast on see nii, et esimene ongi, kellest me nagu võime piiblist näha, on, kes on kaevul, on Haagar. Ja vaata, Haagar on kaevul ja see on 1. Moosese 16. peatükist. Ja nüüd on nii, et me peame ka araablaste koha pealt ja juutide koha pealt ja kõikide inimeste koha pealt väga õieti mõistma. Ja nüüd hakkame mõtlema siin neid Aabrami järeltulijaid, kes tulid just selle Ismaeli järel. Ja nüüd on esimene lugu on selline, et vaata, Saara ja Abram ise tegelikult ju mõtlevad selle asja välja, et kuule, et saame Haagari kaudu lapse. Aga vaata, juhtus see lugu, kui Haagar oli rase, siis sellest piisas,
vaata, sest et no naine läheb, noh, ütleme väga ilusaks, võiks ütelda, kui ta rase on. Sest et noh, tema naiselikkus tuleb täiega nagu esile või noh, ütleme sellel hetkel. Ja siis Saara vaatas, et jama, tead. Et mis nüüd praegusel hetkel juhtus. Et ja ta oli lihtsalt kade selle peale ja ütles, et jumal mõistku nüüd õigust minu ja sinu vahel. Ja nüüd on nii, et ja noh, Abraham ütles, no võid alandada teda. Ja ta alandas siis, Saara alandas siis seda Agarit. See on 6. salmis on öeldud. Ja tema põgenes, Agar lihtsalt põgenes ära. Ja nüüd on niimoodi, et ja issanda ingel leidis ta veeallika juurest kõrbes, suuri tee ääres oleva allika juurest leiab teda. Ja no ta läks sinna ikka, kus on vett, rase naine oled, tahad vett ka juua, lähed sinna. Aga jumal hakkab talle tegelikult seal rääkima, ütleb, et kuule, tead, mine tagasi oma emanda juurde, alanda ennast tema kätte alla. Talle räägitakse seal kaevul kõik asjad ära, ma teen sinu soo, 10. salm, nõnda arvurikkaks, et see paljususe poolest pole loetav. Ja issanda ingel ütles temale, vaata, sa oled lapseootel, sa tood poja ilmale ja paned temale nimeks Ismael. Ja teate, mis Ismael tähendab? Jumal kuuleb. Väga ilus nimi, Ismael. Mitte mingisugust probleemi ei ole. Võib-olla meie ei ole, me paneks parem Iisakeks, aga Ismael, Jumala poolt antud nimi ja väga ilus nimi, mis tal pojal anti. Ja sest issand on kuulnud su alandusest, temast tuleb mees nagu metseesel ja teate, kallid, kui sa kedagi alandad, sa teed sellele teisele inimesele head. Sa tõstad teda. Ja sellepärast Agar tõsteti kõvasti koos oma pojaga positsiooni. Temast tuleb mees nagu metseesel, tema käsi on igaühe vastu, igaühe käsi on tema vastu, ta elab vaenus kõigi oma vendade ees. Ja siis ta nimetas Agar, siis, kes temaga oli rääkinud, sina oled nähtav Jumal. Sest ta ütles, kas ma siin ikka veel näen pärast oma nägemust. No ütleme, et ta oli täiesti selle koha peal, nagu täiesti jahmunud selle koha pealt, et vaata, kuidas Jumal tegelikult tema ellu sekkus ja kuidas Jumal teda kõnetas. Ja sellepärast, kallid, oled sa alandatud ja oled põgenemas, aga tea seda, et oled kaevul, siis Jumal saab sinuga rääkida. Ja väga ilusad asju, no ütleme, ja sellepärast see on sulle, võta ka rahuga need asjad vastu. Nüüd teine lugu tuleb Agariga kohe veel ja see on sama lugu, pärast on niimoodi, et kui ütleme, et Isak on ka ära sündinud ja see on 21. peatükis ja siis on niimoodi, et et see, ütleme, Ismael oli juba ikka suur poiss küllaltki, eks. Aga nüüd on niimoodi, et jälle on see lugu, et kuule, see tuleb ära ajada. See sellepärast, et ta ei või koos pärida 10. salmi ja ta ütles Abrahamile, kihuta minema see teenija ja tema poeg, sest selle teenija poeg ei või pärida koos minu poja Iisakiga. No niimoodi, et seal jälle nad arutavad asja, et kuidas sellega on. No nii, ja Jumal lohutab Abrahamit, ütleb sedasi Abrahami õigemini siis, et tee seda, mida Saara ütles, saada minema, et see poiss saab ka suureks rahvaks ja nii, et sest ta on sinu järeltulija, 13. salm räägib. Ja Abraham tõusis hommikul vara, võttis leiva ja veelähkri. No palju sinna lähkrisse ikka seda vett läheb ja andis Agarile, pannes need temale selga ja samuti lapse, no ma ei tea, lasta vast selga ikka ei pand, ja saatis lapse siis minema. Ja nad läksid siis sinna Beerseba kõrbe. Vesi lõpeb lähkris, see, mida Abraham oli andnud. Ja nüüd on niimoodi, et nad, ütleme, ta läheb eemale tegelikult oma pojast, sest et poiss juba seal nutab ja nad on, ta ütles, ma ei või näha seda lapse surma, kes seal jänu kätte on suremas. Aga teate, Jumal kuulis poisi häält, 17. salm. Ja Jumala ingel hüüdis taevast Agarit ning ütles temale, mis sul viga, Agar, on? Ära karda, sest Jumal on kuulnud poisi häält seal, kus ta on. Tõuse, tõsta poiss üles ja võta käe kõrvale, ma tahan temast teha suure rahva. Ja Jumal tegi ta silmad lahti, nõnda, et ta nägi ühte veekaevu. Ta läks ja täitis lähkri veega ja andis poisile juua. Ja sellepärast on kallid niimoodi. Vaata, see on selline lugu, et vahest on niimoodi, et inimesi aetakse kogudustest ka ära. Ja lohutan neid ka, keda ära aetakse. Jumal annab sulle seda teise allika, avab su silmad tegelikult need asjad. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega teisiti vahest nagu lihtsalt ei saa. Vahest tuleb nagu tegelikult neid asju teha. Siin ütleb Jumal, et koos ei saa, aga eraldi ma saan teid õnnistada küll. Ta ütles, et ma koos ei saa seda, see on täpselt niimoodi, ütleb Abrahamile ka, et sa saadad ära, aga mitte midagi ei ole selles nagu halvasti, et ma jälgin, ma annan kõik need asjad ja sellepärast ega need araablased on rikkad ja ilusad praegusel hetkel ka, kui me näeme neid paikasid, kuidas nad elavad, sellepärast, et see on puhas Jumala õnnistus. No ikka öeldakse, et see allikas, ütleme, et mis siin on öeldud, et see oli see õliallikas ja õliga nad kauplevad ja hästi nemad elavad sellega, sest
meil nagu seda kõigil vaja. ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal on Jumal ja me näeme sedasi, ütleme nüüd selline näide, et mitte võiks ütelda, mitte väga vaimulik, nagu selline, mingi teeni anna ja sellised lood, aga me näeme sedasi, et Jumal tegeleb tegelikult kõikide inimestega. Ja sellepärast, kallid, täna, kui oleme siin, siis kui sa, ütleme, koged sedasi, et võib-olla sa oled nii üksi, et isegi keegi sind ei tervita siin või et sa oled nagu selliselt, tead, Jumal tervitab sind küll, Jumal räägib sinuga, ära üldse mures ei olegi, kui mitte keegi sulle ei naerata, kui keegi sind ei tervita, võiks küll, aga ma ei tea, miskipärast ju vahest juhtub nii, eks. No olgu nii, ja siis nüüd lähme järgmise loo juurde ja see on see pruudi otsimine, see on selline klassikaline lugu. Ja tegelikult tasub otsida koguduses pruuti, sest et tavaliselt on nii, et naisi on ikka rohkem koguduses, ma ei tea, meil käib muidu päris hästi, käib tegelikult mehi ka ja poissi ja möödunud aasta üldse tuli palju poisse tuli ristimisele ja nii, et meil on väga, väga hästi nagu selle koha pealt, et kõik peavad tulema tegelikult Jumala juurde. Aga üldises mõttes on siiski niimoodi, et usklike hulgas ja võiks ütelda kaevul, ma usun sedasi, kui võetakse kokku, et rohkem on naisi. Rohkem on, miskipärast on naised, ma ei tea, mehed saadavad naised, et minge vee järgi. Tead, ei viitsi ise tulla, eks. Ja elavad nagu sellest naiste toodud õnnistusest, mis sealt kaevalt tuuakse. Aga nüüd on nii, et kui see Iisak on juba siis selline naisevõtu eas ja Abraham on vana, siis ta ütleb, kuule, sulane, et kuule, aja see asi kord, et kuule, poisil oleks vaja naist. Ja ta läkitab siis selle oma sulase, aga ütles, et mine võta ikka sealt oma rahva hulgast, et ära igat ühte ei ole vaja ja juhtige Jumal seda asja. No ta teeb plaani valmis, et et nii kui me seda teame, et kes siis annab talle juua ja kes ka loomad ära joodab, et siis see ongi see tütarlaps ja kellega siis Jumal tahab kokku juhtida. Ja nii see tegelikult nagu sünnib ka. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et täitsa, ma ütlen, et täiesti julgelt, ütleme, võib tulla kaevule ka pruuti otsima. Ja osad on ainult tulnud pruuti otsima. Ja need on ära läinud, kui pole mõnda pruuti kätte ka saanud, konkreetselt lihtsalt mõni inimene käib, et kuule, siit tühjaga ei saa, pruuti ei tule, mis sa teed, no kui ei olnud see Rebecca, ütles sulle ei, ära selle pärast veel mõtle, vaata järgmist, tead, eks, et aga mõni on nii, kinnisideega, et kuule, et nüüd ei saanud ja siis ongi nagu läbi, tead. Aga alati ei lähe nagu selle esimesega, võiks ütelda, kohe. Aga me näeme siin, et sellel korral tegelikult läheb ja ei hakka seda Rebecca lugu ka rääkima, aga me näeme sedasi, et ühesõnaga selline asi seal sündis ja sellepärast kiitus Jumalale, et need asjad toimivad ka. Ja sellepärast me Jumala rahva, nagu ma ütlesin, ühesugune rahvas saab kokku, võtta oma rahva hulgast, võiks ütelda samast usust, ei tasu isegi erinevast uskonnast eriti võtta, sellepärast et läheb veel aega, kui need erinevad uskonnad ühele meelele jõuavad, sellepärast et oleme siin inimestena siuksed. Ja kui koguduseski ühte meelt saab, mõni on Apollose poolt ja teine on Pauluse poolt ja on midagi teha ei ole. Ja igaüks oma asja ajab. Aga issand ootab tegelikult, et et oleks ikkagi asi nagu rahulikum. No nii, nüüd üks huvitav asi, mis ma tähele panin, et teate, kellele väga meeldis see Rahai Roi kaev, see on nüüd see kaev, millele nime pani tegelikult Haagar, kus ta Jumalaga kohtus. Ja tead, Iisak oli see, kes seal käis ja see on 24. peatükis seal 62 salm ja 25. peatükis 11 salm, kus ta käis seal mõtisklemas ja siis, kui see Rebecca tuli, siis ta oli parasjagu sealt Rahai Roi kaevu juurest tulnud ja lihtsalt huvitavaid asju, kui hakkab piiblis nagu niimoodi nägema. Ja jätame Iisaki praegu selle kaevuga sinna. Aga me teame sedasi, et Iisaki oli üldse üks siuke kaevude mees, kui nüüd seda ka pikalt jutustama ei hakka. Vaata, tema oli selline, et ta käis neid oma isa kaevusid pidi, see on see 26. peatükk. Aga vilistid olid sellised, kes ajasid kaevud kinni. Ma usun sedasi, et väga paljud meist, me oleme tegelikult nagu selle oma vanemate usu kaevul. Ja sellepärast, et ütleme, et sellises mõttes, et kuhu käisid, ütleme, meie vanemad või vanavanemad, kus nad käisid koguduses, siis väga paljud tegelikult tulevad tegelikult sellele kaevule. Ja Iisak samamoodi vaatas sedasi, et kuule, ikkagi isa kaevud ja käis neid ja vilistid ajas neid kinni ja siis seal üks jant käis seal kogu aeg, matsid kinni neid Aabrami kaevatud kaevusid ja ta muudkui liikus edasi ja sellepärast on see nii, et eks osad inimesed ongi nii, et osad inimesed liiguvad, ma ütlen julgelt selle koha pealt ka, et liikuge, kui on vaja. Kui sinu jaoks on kaev kinni, liigu edasi, kui vilistid on su seal kinni ajanud, sellepärast, et ega neid vilisti jätkub koguduse keskel ka, kes sulle teevad selgeks, et siit süüa ei saa. Mine sinna, kus süüa saab. Sest Iisak läks ja kaevas endale jälle uue koha ja
ja kui lõpuks sai selle koha tegelikult, kus tal oli ka rahu. ja sellepärast on kallid niimoodi, et usuelu on selline, võiks ütelda ka selline liikumine ja isak oli üks selline tõeline tegelikult vee otsija. ja sellepärast oli nii, et näiteks 21 salm võtan siit, siis nad kaevasid teise kaevu ja sellepärast riidlesid nad ka ja sellepärast nad panid talle nimeks, et see on Sitna. noh, niisugune natukene eesti keeles nimi, eks. ja siis vaatasid, niisugune jama kaev, et ja riid on seal juures ja siis nad läksid, kaevasid edasi seal ja siis nad selle kaevu pärast enam ei riielnud ja siis ta nimetas selle kaevu nimeks Rehobot. ja ütles, et nüüd on issand andnud meile avarust, et võiksime maal olla viljakad. noh, tuli selline rahulikum aeg ka ja siis ta jääbki tegelikult sinna ta ehitas altari, 25 salm ja hüüdis appi issanda nime ja sinna ta lõi ka oma telgi üles. ja sellepärast on see niimoodi, et olgu sul altaripaik, olgu sul kaev ja olgu sul telk. ja sellepärast vaata, Jumal on tegelikult tahtmas, et me just sellisel moel ka siis elaksime ja isak otsis need asjad niimoodi välja. no nii, nüüd liigun edasi ühe kaevu juurde veel ja see on Jakobi ja Laabani lugu. Seda me lugesime täna siin enne, kõige alguses, jumalateenistuse alguses, lugesingi selle mõttega, et üks lugu oleks ära loetud. ja me näeme sedasi, et Jakob jälle vennaga läks tülli, ja näed, tüli ajas teda tegelikult kodust ära, läheb sinna Laabani juurde, oma sugulaste juurde ja nüüd on niimoodi, ja kaevul, kui ta siis on seal vaatamas kõike seda olukorda, kuidas karjad on kokku aetud ja kivi on seal kaevu suul ja siis ta uurib, et kes nad seal on ja miks ta sealt ei joo ja siis ta saab teada, et Laabani tütar on tulemas ja ütleme, et kuidas ta jõuab tegelikult Rebekani ja kus ta saab selle pruudi kätte. Rohkem seda ka ei räägi praegusel hetkel, ma usun, et see on üsna selline ka tuntud lugu. ja sellepärast nii ta on, et Jumal tegelikult tahab meid ka nendel kaevudel tegelikult õnnistada. ja sellepärast on see nii, et ole silmad lahti, vaata, kes on, mis on, otsi nagu sellises mõttes ja sellepärast on see nii, et ma usun, et vaata, kui me oleme kaevul ja Jumal me silmad tegelikult avab, annab ilmutusi või asju tuleviku jaoks või näitab inimesi või juhib midagi kokku, tead, see on nii, et see on väga võimas. no lähme teise Moosese raamatusse. ja see on juba Moosese lugu. Mooses ka, vaata, kuidas on, ma ütlen, et valdavalt on sellised mingid põgenikud, tead, eks. ja ma ütlen, ma ei teagi, et eks inimesed ongi, vaata, mõtled, Taavet on ühel hetkel on mingisugune põgeneb seal Sauli eest ja on olukordades ja üldse, kuidas ütelda, see jumala rahva niisugune elus on neid niisuguseid teatud perioode. ja Moosese elus oli ka oma käe peal asjaajamine läks nagu luhta ja sellepärast oli nii, et pidi sealt Egiptusest ära põgenema ja siis teise peatüki, teise Moosese 15 ja siis, kui Vaaro kuulis sellest loost, püüdis ta Moosest tappa. aga Mooses põgenes Vaaro eest ja asus Midjanimaale. kord ta istus seal ühe kaevu ääres ja Midjani preestril oli 7 tütart, kes tulid vett tammutama ja siis tema tegelikult aitab neid, sest seal oli selline, kuidas ütelda, oli selline, et niisugune teatud rüselus, sellepärast, et teised ei tahtnud tegelikult lasta neid Midjani preestri tütreid kohe sinna kaevule. aga sellel korral tegelikult see Egiptuse mees, Mooses siis sellel hetkel, need on seal ja ta aitab neid. ja siis isa ütleb, et kuule, mis te selle mehe sinna jätsite, kutsuge ka ja annab oma tütre Sipori talle ka veel siis naiseks. ja nii, et Mooses elu hakkab seal minema. Sellepärast, kallid, arvestage sellega, tulete siia, teid nügitakse ka siin. Teid nügitakse ka siin, üldse välja tahetakse nügida. Sest et ega see on täiesti tavaline praktika kaevu juures. Sest et kui te päästetud saate, te mõtlete, et te tulite inglite keskele. Ei ole, mitte. Sellepärast, et siin on igasugu inimesi. Ja sellepärast ma mõtlen, et ma olen nende aastate jooksul näinud, ukse tagant ka võtavad inimesed ära veel. Mõni tuleb vast ukse taha valvama, et õde, tule siia, ära sinna mine, et tule meiega ära, tead. Sellepärast, et nii see käib. Aga vaata, meil peavad olema omal sammud jalgadel kindlad. Et tegelikkuses niimoodi, et ei lase nagu endaga niimoodi manipuleerida. Ja sellepärast on see nii, et tuleb arvestada sellega ja hea on, kui on vahest mõni niisugune Mooses, kes aitab nagu korra majja luua, kes päästab nagu ära või loob seal kaevu juures nagu teatud nagu korda ka. Sellepärast, et muidu oli see selline niisugune nagu korralagedus. Ja sellepärast karjastel ongi see kohustus, et kaevu juures kord majas. Teate, siis on kõigil hea. Sest et vaata, kui sünnib ebaõiglus, see riivab meid kõiki. Kui ma täna kehvasti juhin koosoleku, te lähete riivatult ära. Kui ma teen õiglaselt, kui te mõistate sedasi, et see oli hästi tehtud, õieti tehtud ja otsustatud. Ja siis see tegelikult ei lähe avatult ära. Ja sellepärast on see nii, et see on väga niisugune oluline tähtis asi. Ja Mooses, näed, sellel hetkel ta taipas seda, et kuule, siin on mingisugune jama. Vaata, tal oli see niisugune
kuninglik hoiak, sest et oli ju ikkagi sealt lossist tulnud ja ta vaatas sedasi, et mina võin siin juhina küll praegusel hetkel hoiad oma kätte võtta ja võttis ka. Ja sai sellega tegelikult hakkama. Näed, kaevud on väga sellised vahvad ja huvitavad kohad. Kaev peab olema puhas. Ma leidsin ühe sellise huvitava asja. Veel, see on 3. Moosesest 11 ja 36 salm. 3. Mooses 11 ja 36 salm. Seal on räägitud, et kui sa roojast asja puudutad, roojaseks saad ja sellepärast igat asja ei tasu puudutada. Mäletan kord, et üks vend käis antikvariaadis ja võttis korraks kätte saatana piibli. Mõtlesin, ma vaatan seda, et mis seal on. Oi, ta oli pärast hädas. Ja ta on tunnistanud, rääkinud ja sellepärast ma sulle soovitan sedasi, et ära roojast asja puutu, hätta jääd. Ja kui siis sealt terve nahaga ära pääsed veel. Aga niimoodi me näeme, et aga nüüd see 11.36. Aga allikas või kaev, millesse koguneb vett, on puhas. Vaata, kui vesi voolab selles paigas, Jumala templis tegelikult voolab alati vesi ja kui koguduses tegelikult vesi voolab, siis me saame ütelda sedasi, et see paik on tegelikult selle tõttu on puhas, selle voolava vee tõttu on puhas, voolav vesi on puhas. Aga vaata see, mis on öeldud, aga ometi, kes puudutab neis olevat raibet, saab roojaseks. Ja sellepärast on niimoodi, et isegi koguduses võib olla see raibe kuskil, et vaata, kui me loeme ilmutuse raamatust, et kõik, kes sealt saatana saadikudega kohale tulnud ja Iisabelid ja värgid, aga kes puudutab, saab roojaseks. Aga kogudus see tegelikult ei riku. Ja sellepärast on see selline, et allikas või kaev, millesse koguneb vett, on puhas. Aga seal võivad olla need momendid, kelle koha pealt Paulus ütleb, et kui niuksega ära koos söö ka, ära puutu ka, tead, et hoia eemal nendest asjadest. Osad asjad on sellised. Ja sellepärast, kallid, me peame tegelikult oskama nagu nendesse olukordades nagu vahet teha. Ja üldiselt on niimoodi, et Jeremia toob nagu, ütleme, näite, positiivse näite negatiivse asja koha pealt. Ta ütleb, et Jeremia raamatu 6. peatükk ja 7. salm, kus ta räägib sedasi, et Jeruusalemm hoiab oma kurjuse, hoiab nagu värske. Ja ta ütleb seda, ma katsun ka lahti teha, siis on täpne. Jeremia 6 ja 7. Otse kui kaev hoiab värske oma vee, hoiab Jeruusalemm värske oma kurjuse. Kaev hoiab värske oma vee. Aga siin on negatiivselt see toodud välja, et vahest on see niimoodi, et kuri võib olla ka siin väga värske. Ja eks me näeme seda praegusel ajal siin selles maailmas, kui värske see kuri siin on ja kui palju seda tegelikult välja tuleb ja lausa häbi sellest tegelikult rääkida, nii nagu Pauluski Efesuse kirjas seda ütleb. No nii, siis on see nii, et nüüd üks lugu, mida tahan veel ütelda, 4. Mooses ja 21. peatükk. Ja seal on selline lugu, 20. peatükis, 21. peatükis on siis 4. Mooseses üks kurb lugu. Seal on niimoodi, et rahvas seal Oori mäe juures ja läheb Kõrgemere teed ja hakkab seal nurisema, et ei ole vett ja ei ole leiba ja hing tülkab seda viletsat toitu ja issand läkitab nende keskele mürkmadusid ja suri palju rahvast. Selline, ütleme, et väga selline kurb lugu tegelikult, et inimesed tegelikult surevad madude käes. Mooses pidi tegema vaskmao, et kes vaatab, jääb elama ja ta tegi seda ja nii see sündis ka. Aga vaata nüüd pärast ühte niisugust paha lugu, kui on paha lugu olnud. Selline, niisugune ebameeldiv, et inimesed surevad seal nende madude käes. Siis pärast juhtub niisugune järgmine lugu, on väga tore luguda. Ja siis 16 salm nüüd loen siit samast peatükist veel. Ja sealt nad läksid kaevu juurde. See oli see kaev, mille puhul issand ütles Moosesele, kogu rahvas kokku, siis ma annan neile vett. Pärast nad lähevad, vaata, ennem oli nurin, ennem olid need surmad ja pärast seda oli selline, et tulge kokku, ma annan vett. Tänu Jumalale, me oleme täna tulnud kokku. Issand annab meile tegelikult täna vett. Ja teate, mis siis juhtus? Üks tore asi. Siis juhtus see, et tol korral laulis Iisrael seda laulu, kee üles kaev, laulgem temast, kaev, mille vürstid kaevasid ja mida rahva parimad süvendasid valitsuskepiga oma karjase keppidega. Ja nad läksid siis kõrbest seal edasi oma teedeks. Ja nüüd, kallid, vaata, see on selline lugu, et me tulime kaevule ja vaata, ja me täna laulsime ka, vaata, ja ütleme, et ma tahtsin isegi võib-olla enne ülistust ühe koha veel nagu ütelda ja see oli see kohtumõistjate raamatu 5. peatüki lugu, see on Debora kiituslaul.
ma katsun selle ka nüüd üles leida. kohtumõistjad 5 ja kas 11 peaks see salm olema ja Debora kiituslaulust, aga ma loen isegi 9. salmist kuni 11. Debora saavad võidu seal ühesõnaga sellepärast, et nii kui nendel need võitlused olid nendel aegadel ja nüüd on laul selline osaliselt. minu süda kuulub Iisraeli käsuandjale ja võitlusvalmitele rahva hulgast. Debora on rõõmus nende üle, et on Jumal, kes on andnud Iisraelile käsud ja ta tunneb rõõmu nendest, kes on võitlusvalmid. Osad olid sellised tegelikult, kes hoidsid tegelikult oma elu, sellepärast, et kui seda Debora lugu lugeda, siis oli niimoodi, et osad olid sellised, kes nagu ei tahtnud nagu tegelikult sõtta minna ja ta laulab tegelikult laulus need asjad ka välja. Et et Ruuben jäi aru pidama ja Sebulon ja Naftali olid üldse siuksed surmapõlgajad ja kartsid üldse minna ja lõpuks oli seal ju Jael, kes selle asja seal ära tegi, selle vastase pealiku ära tappis. Aga nüüd see Debora laulab, minu süda kuulub Iisraeli käsuandjale, kuulub Jumalale ja võitlusvalmitele rahva hulgast. Ta nägi neid, et kes on nagu sellised valmis võitlusesse minema. Ja siis ütleb, kiitke Issandat. Võikudel ja emaisritel ratsutajad, vaipadel istujad ja teekäijad, laulge sellest. Ma ei tea, võigud on ühesed heledad, kellel on heledad autod, eriti olge õnnistatud täna, kellel on heledad autod, kes te tulite oma võikude autodega, olge väga õnnistatud. Ja sest, et Debora tundis nagu rõõmu, et kes niimoodi ratsutasid kohale. Vaipadel istujad, kellel on need lapid alla pandud, eks, meil on siin ka need olemas. Nendest ka laulis. Vaipadel istujad ja teekäijad, laulge sellest. Tal on nagu pilt on nagu silma ees, ta näeb seda rahvast erinevates olukordades. Ja siis ta ütleb, et laulge õiske hääli veeammutuspaikades. Ja sellepärast ma tänan, et ka, et ohvri ajal ma just nagu ütlesin, et kuule, et ega see ei ole meil mingi kurb rahast lahti ütleme, et me praegu mingi kurba viisi laulame, et jälle mu raha läheb ära. Oi, et võta üks kurb viis, laulame siin viiul mängis kurba viit. Tead, eks, et jälle ütlesime lahti, et anname rõõmsalt, anname usus, et laulge õiske hääli veeammutuspaikades. Seal ülistatakse Issanda õiglust ja tema põldurite õiget panust Iisraelis, siis kui Issanda rahvas läks alla väravaisse. Ja tegelikult mõni tõlge ütleb selle põldurite asemel, räägib nendest juhtidest, et kui on sellised head juhid on olemas. Kallid, need riigid ja rahvad on õnnistatud, kellel on head juhid, kes julgevad juhtida ja ütleme, kellel on Jumal tarkust andnud ja see on selline ja sellest Debora laulab samamoodi, et see on võimas asi, kui tegelikult need asjad on nagu oma koha peal ja olemas. Nii et kiitus Jumalale, nende kaevud lood on vahvad, nii et jõudsime sinna kaevule, kus juba Iisraeli rahvas ka tegelikult laulis. Ja nüüd on nii, et Jumal tegelikult ütleb, oma rahvale ütleb nii, et aga ma annan teile siukese maa, kus on kaevud valmis, mida te ise pole raiunud, saate elada nende juures, siis selline maa, kus on tegelikult need, ütleme, kõik allikate maa ja veeojade maa ja teises kohas, kus on see selline maa, mida Jumal tahab tegelikult oma rahvale anda. Ja sellepärast kallid, kiitus Jumalale. Teate, Jumalal on need sügavuse allikad, millest me täna räägime, et kui sügavalt võtad 500 meetri või kus sügavuselt võtad. Ja Jumalal on taevaluugid. Ja kui ta taevaluukides kallab õnnistuseks meile, siis on hästi. Ja sellepärast tema veesooned on vett täis, nii nagu see laul 65:10 seda ütleb. Ja sellepärast. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et kui vesi läheb vahest kaevus halvaks, siis Eliisa ajal oli selline lugu, et ühes paigas oli niimoodi, et vesi oli halb. Ja siis ta ütles, et kuule, et tooge üks uus kauss ja natuke soola. Ja tegi selle vee korda. Ja sellepärast, kallid, me ei pea kartma soolaseid jutlusi. See paneb selle vee korda, sellepärast, et küsimus on nagu selles, et asi peab nagu korda saama. Sest et muidu tegelikult rahvas jääb tegelikult haigeks. Mu isal oli, ikka ütles, et ära joo sogasest kaevust, haigeks jääd. Tal oli see jutlustes oli selline nagu mõte, et kui sa ükstapuha igalt poolt ahmid, mida sa vaimulikus maailmas kuuled, ära joo sogasest kaevust, sest et haigeks jääd ja sellest vesi peab tegelikult puhas olema. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt vaatad see allikas, kus sa jood, et sellega on hästi. Aga vaata vahestki, kui see oli üldse vett, on ka sellised olukorrad võivad olla. Ja see oli Ahabi poeg, kuningas Jooram. Ja siis oli samal ajal oli ka veel Joosafat oli kuningas, Juuda kuningaks oli Joosafat. Ja nad lähevad siis, kelle vastu nad seal sõtta lähevad vist Moabide vastu või kuhu nad lähevad. Ütleme, ikka Moabide vastu läksid sõtta. Ja see on teise kuningate 3. peatükis, ma ei hakkagi isegi seda lahti tegema. Aga see lugu, ma usun, et tuleb meelde, kui natuke jutustan. Nad käivad 7 päeva ja nendel ei ole vett. Ja 7 päeva olla joomata. Oled täna joonud ja jood veel, eks. Aga olla 7 päeva
kus ei ole vett, ära kuivad. Ja nüüd on selline lugu, et ja vett ei ole ja nad on oma sõjaväega tegelikult minemas, nad on väga ohtlikus olukorras, aga siis tegelikult nad saavad juhiseid, sellepärast et seal sellel hetkel, kas oli Elisa, kes seal just õpetas, no ütleme, tegelikult see tuleb lahti teha, see on äge asi. Sest et 2 kuningate 3, sest seal tuleb välja veel julgustuseks nagu, kuidas tuleb elu näha. Sest vahest me oleme niimoodi, et kõik kuningad on nii hääd. Ei ole need kõik kuningad üldse nii head. Ja siin, kui teeme lahti, näed, Elisa on seal siis neid asju juba rääkimas ja ütlemas. Teate, kuidas Elisa ütleb, kui tema käest hakatakse nüüd abi otsima, et kuidas lahendada? 13 salm. Elisa ütles Iisraeli kuningale, mis sul on minuga tegemist? Mine oma isa ja oma ema prohvetite juurde. Ent Iisraeli kuningas ütles temale, ei, issand on kutsunud need 3 kuningat, et neid Moabi kätte anda. Ja siis ütles Elisa, nii tõesti, kui elab väged issand, kelle ees ma seisan, kui ma ei peaks lugu Joosafatist, nüüd ta räägib Juuda kuningast, siis ma ei vaatakski su poole ega näekski sind. Et vaata, kuidas oli kuningas Jooram, kes oli Ahabi poeg, ütles, et täielik 0. Ma ei räägiks ka suuga, ütleb Elisa. Absoluutselt ei tegeleks sinuga. Aga praegu, et te olete koos, ja seal oli Eedom oli ka veel nendega koos, need 3 kuningat olid koos. Siis ta ütleb niimoodi, et no olgu, nüüd tooge mulle üks mängumees, sest mängumehed on väga tähtsad, nii et olge väga õnnistatud, sest et väga suur osa on tegelikult selle tõttu, et Jumala vaim liigub. Ja nüüd on nii, et tooge mulle üks mängumees ja mängumees lõi kannelt, siis sündis, et käsi tuli, issanda käsi tuli siis Elisa peale ja ta ütles, ta ütleb issand, tehke siia orgu augu kõrvale, sest issand ütleb nõnda, te ei saa näha tuult ega vihma, kuid see org tuleb vett täis ja te saate juua teie ja teie karjad ja veoloomad. Aga issanda silmis on tühi asi, et annab Moabiga teie kätte. Ja sellepärast, kallid, vaata, sellel hetkel oli vaja teha usus need augud. Ja see vesi tuli, see paistis teistele nagu veri tuleks ja kui seda edasi lugeda. Ja see vesi tuli sealt Eedomi poolt ja see need augud täitusid sellega veega ja nad said juua ja sellepärast, kallid, vaata, on mitmesuguseid momente. Ja sellepärast võib-olla kuskil sina pead tegema oma need põlveaugud, et vesi võiks tulla. Sest et sa pead lihtsalt olema, et see vesi tuleks, et sa oled nii kaua, nagu Jeesuse venna Jakobuse koha pealt öeldi, et ta oli siukene, nii, et kulunud olid ta põlved ja värgid lihtsalt sellest palvetest ja asjadest. Ja sellepärast, kallid, see on väga oluline, et Jumal nagu näeks, kuidas meie oleme tema ees ja ta tegelikult tuleb ja täidab ja siis ka selle vajamineva veega. Nii et kiitus Jumalale, Jumal on nii tegelikult tähele panemas. Ja kui sa käid ka nutuorust läbi, tõotus, psalm 84:7, saab see allikate maaks. Ja sellepärast, kui sul on praegusel hetkel mingi nutuorg ja on haigused ja hädad ja mingisugused ei tea, mis probleemid kätte jõudnud, siis tegelikult Jumala sõna julgustab selle koha pealt, et Jumal saab teha selle paiga ka tegelikult allikate maaks. Ja kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult on väga ustav nagu selle koha pealt. Nii et kallid, nii see on. Nii et oleme täna, siin neid kaevulugusid vaadanud, ma vaatan nagu veel üle. Deborrast rääkisime, ütles, et laulda tuleb, kui tulete sinna kokku kaevule, siis tuleb laulda. Haagarist rääkisime, Rebeka leidmisest rääkisime, Jakobist rääkisime. Ütleme, mõned lood on sellised, ütleme, mis on justkui negatiivsed. Ja seal on niimoodi, et Joosep visatakse kaevu, on tühi kaev ja Jeremia visatakse sinna kaevu ja on seal ka nagu mudases ja tõmmatakse nagu välja. Ja sellepärast need erinevad olukorrad võivad kus olla, kus inimesed võivad olla. Ütleme, et Samaaria naine, võib-olla oleme praegu nagu vähem nagu sellest rääkinud, nagu selle koha pealt. Samaaria naine tegelikult, vaata, kui ta on kaevul, siis ütleme, tema tegelikult on, küsimusega seal, ütleme, selle juudi poolt, et anna mulle ka juua. Ja sealt edasi tegelikult hakkavad kõik asjad hargnema. Ja sellepärast, kallid, kaevul tasub olla, kaevul tasub panna tähele, mida su käest küsitakse, mida räägitakse. Ära tegelikult ole kade oma ämbriga, kui sinu käest seda ka küsitakse ja sellepärast nii see on, et me näeme, et ta jättis oma ämbri. Ega me tea, palju see Jeesus siis seda jõi seal. Nüüd naine pani linna jooksu, ämber on nüüd minu, nii kaua, kui ta sealt ära läks ja sellepärast ta sai. Ja sellepärast, kallid, ütleme, nii palju tegelikult ilusad lood on. Ja need asjad, ütleme, kes usub, nagu kiri ütleb,
selle ihust hakkavad elava veed, jõed voolama. ja siis on niimoodi, et eks Ilmutuse raamatus on samamoodi meile neid ilusaid lugusid veel, mida me võime lugeda, teeme lahti Ilmutuse 7:17 olen siia märkinud, vaatame, kuidas on öeldud. Need lood jooksevad läbi piibli ja sellepärast ma täna kaevudest palju kaugemale ei lähe, sest ma usun sedasi, et ma olen selle kaevuloo kohtumised ära rääkinud ja sa hakkad ära tundma tegelikult paremini, mis kaevul on. Ja siis on öeldud sedasi, ja tal, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab need eluvee allikale ja Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. Ja sellepärast, kallid, niimoodi, et me oleme täna siin ja sellepärast on nii, et issand on meie karjaseks ja las tegelikult tema olla siin juhtimas, mitte inimesed, mitte mina, mitte see õde või vend, kes siin täna võib-olla mõni sulle lihtsalt ütleb. Tead, need asjad ei ole, me vahest liiga palju ootame nagu teiste inimeste käest. Oota eelkõige tegelikult issanda käest. See on see kõige tähtsam asi. Oled kaevul, räägi ikka Jumalaga, näed teisi inimesi, ikka räägi Jumalaga. Oled üksi kaevul, siis oota, millal issand sind kõnetab. Ja nii, et kiitus Jumalale selle eest, et see kaev on veel avatud. See on allikas tegelikult patu ja rüveduse vastu, see saab kord ka juutidel avatud. Ma siiski täna, ütlen veel ühe asja. Ja see ei puuduta nagu seda teemat päris, aga ma leian sedasi, et see on Jumala rahvale praegusel hetkel lihtsalt vajalik. Jüri Kusmin, armas vend, kes on praegu Moskvas elamas, oli vahepeal, käis Iisraelis, ta isa elab seal ja veel tal sugulasi elavad, kes seal Iisraelis elavad, käis natukese nagu puhkamas ja oli teatud aeg seal, rääkis natukene, mida ta seal koges ja ütles, et ega kõik ei tee rõõmu, mis seal Iisraelis on ja nii ta nendest asjadest rääkis ühte lugu, aga see viimane lugu, mis ta rääkis nagu sellise ilusa mõtte. Ta rääkis Saulist ja Taavetist ja ta ütles niimoodi, et selles pildis, mida ta sai, et Saul on nagu Iisrael ja Taavet on nagu kogudus. Ja ütleme, Iisrael, Saul oli võitud, kutsutud rahvas, Saul võiti ka kuningaks. Taavet võiti ühel hetkel ka kuningaks, eks. Sauli pealt võeti see võitmine ära. Põhimõtteliselt, eks Iisrael praegusel hetkel ongi niimoodi, et kinni on pandud tema eest. Lihtsalt on kinni pandud. Aga vaata nüüd Taaveti suhtumine võitusse oli väga austav. Ja sellepärast, vaata, meil ongi niimoodi, et vaata see antisemitismi vaim tahaks väga tõusta vahest nagu Iisraeli juutide vastu. Aga meil on õppida Taaveti käest. Saul kiusab teda taga, aga ta austab teda kogu aeg, eks, ta põgeneb ta eest. Ütleme, et ta tahab teda piikidega surnuks visata, aga ta ikka austab teda, minu käsi teda ei puutu. Seal on niimoodi, et kui seal, tuuakse Sauli surmateade, siis on niimoodi, et ta saab maha lüüa selle mehe, kes selle surmateate tõi. Et mina lõin maha, see mees valetas muidugi veel ka ja sai surma selle pärast. Ja hiljem, kui seal, seal ühe Sauli, pojaga seal, pojaga õigemini on tegu ja me näeme, kuidas Taavet tegelikult reageerib, kuidas ta armastab, hoiab tegelikult kogu seda Sauli sugu. Ja sellepärast, kallid, meil on selle koha pealt nagu õppida, et lihtsalt tuleb otsusega armastada, mitte et kõik oleks õieti ja hästi, mida Iisrael on praegusel hetkel ka siin selles maailmas tegemas. Ta ütles, et olen seal, nendel on vale Jumala otsimine, Jeesus nad vastu ei võtnud, oma kabalaid ja asju ajavad seal taga ja ütles, et ma ei hakkagi rääkima rohkem nagu kõigist nendest valedest otsingutest, milles nad tegelikult nagu on praegusel hetkel, aga ma austan neid, lihtsalt nii nagu Taavet austas Sauli, ta tõi nagu selle võrdluse ja näitama, hoolimata kõigest nagu sellest, mis on, võiks ütelda nagu isegi ebameeldiv ja nagu selline halb. Aga lihtsalt, kallid, meil on selle koha pealt ka lihtsalt õppida. Sest et ega Jumal ei lõpeta Iisraeliga, me näeme seda, et arm pöördub ühel hetkel ja praegu on meil see paganate armuaeg ja sellepärast on nii, et õnnistame Iisraeli ka täna, kui me siin kaevul oleme ja tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind. Me täname sind, et kõik need kaevulood tegelikult said alguse juutidest ja me täname sind, et Jeesus, sina seal juudina istusid Samaaria kaevul ja me täname sind, et see allikas on tegelikult praegu paganatele avatud. Isa, tänu sulle, et me võime olla siin, kes me oleme ka pagana rahvatest, aga tänu sulle ka nendest, kes juba sinu valitud rahva hulgast on Jeesus sinu vastu võtnud ja leidnud.
isa, kui me lõpuks rääkisime siin sellest Iisraelist ja isa, me õnnistame neid. isa, me palume praegusel hetkel, et valgusta sina nende südamete silmi. kui me oleme täna rääkinud araablatest ja nende Aagari ja tema seal järeltulijatest ja jumal, need on ka Abrahami järeltulijad ja sa teed ka suureks rahvaks ja sellepärast Jumal kuuleb ka neid. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et me võime praegu kõiki neid rahvaid õnnistada ja isa, kiitus ja tänu sulle. ja isa, me palume seda, et meie, kes me siin oleme, et meil ei oleks mitte ühegi rahvakillu vastu mingisugust nagu vimma, mida see vaenlane püüab siin üles tõsta. Jumal, me täname sind, et Jeesuse kaudu tehakse kõik tegelikult rahvad üheks. kõik rahvasuguarvud tulevad kord kokku ja isa, me täname sind, et meil on kõikidele tegelikult üks päästja, meil on kõikidele tegelikult üks tee, ka Vana-testamendi aegsetele ja Uue Testamendi aegsetele ja sellepärast isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. aga isa, sa näed meid, kes me täna siin kaevul oleme me need kui mingisugused põgenikud või oleme me mingisugused, kes me oleme nagu tavaliselt tulnud sinna jooma ja jumal, sa näed kõiki meid, millises olukorras me oleme ja sellepärast, isa, me täname sind, et sa armastad meid kõiki. ja sellepärast, isa, ma palun sedasi, et me täna, kes me oleme olnud siin, et me saaksime selle sinu kõnetuse eelkõige, aga jumal, kui sa tahad kellelegi luua mingisugust head suhet kaevul olles ja koos olles, siis jumal, anna julgust selle koha peal ka. isa, sa näed, kui palju on neid üksikuid inimesi, kes tegelikult oma üksilduses on hädas, aga jumal, me täname sind, et me tohime paluda seda, et ka kaevul olles sünniksid need õiged suhted, mis on vaja. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Aamen.